Tervist! Lihastreeninguga seoses on liikvel palju erinevaid müüte ja üks selline, mis keeldub kadumast, on väide, et lihastreening muudab sind vähepainduvaks ja vähendab su liigesliikuvust. Mistõttu on lihastreeningut tegevad inimesed justkui puuhobused, kes ei suuda ei kükitada ega kummardada. No, vaatame siis, kas tõesti on asi nii hull ja mida teadus selle kohta ütleb. Alustuseks heidame pilgu sellele metaanalüüsile, mille raames võeti kokku 36 varasemat teadustööd, mis hõlmasid ühtekokku 1469 inimese näitajaid ja nende inimeste keskmine vanus oli 46 eluaastat ja analüüsiti, kas ja kuidas mõjutab regulaarne lihastreening liigesliikuvust. Liigesliikuvus on üks peamiseid markereid, mis näitab, kui vabalt ja efektiivselt su keha saab ruumis liikuda. Ja kui see näitaja on normaalsel tasemel, siis saad sa näiteks kätega normaalselt asju peast kõrgemale tõsta, kükitada, trepist üles alla kõndida ning esemeid täpselt ja vabalt haarata. Ehk siis lihtsamalt öeldes, sa saad oma igapäevatoimingutega suurepäraselt ja hindele 5+ hakkama. Tulemuste analüüs, selle uuringu tulemuste analüüs näitas, et regulaarne lihastreening parandab liigesliikuvust vähemalt mõõdukalt, ent sageli ka suures mahus ning kuigi positiivne mõju on olemas igasuguse intensiivsusega lihastreeningul, on see suurem ja tegelikult ma isegi ütleksin väga suur nendel inimesel, kes teevad lihastreeningut intensiivselt ehk siis suuremate raskuste ja suuremate treeningmahtudega. Üldiselt aga suurendas lihastreening liigesliikuvust olulisel määral igas vanuses, mõlemast soost ja igasuguse füüsilise aktiivsustasemega inimestel. Tavaliselt arvatakse, et selleks, et su painduvus ja liigesliikuvus oleks hea, pead sa tegema regulaarselt igasuguseid erinevaid venitusharjutusi ja ideaalis isegi venitamisele suunatud treeninguid. Õnneks on meil olemas hulganisti uuringuid, kus on võrreldud spetsiaalsete venitusharjutuste ja lihastreeningu mõju liigesliikuvusele. Ja üks sellistest on see metaanalüüs, kus võeti kokku 55 varasemat teadustööd, milles on uuritud, kas liigesliikuvust parandab paremini lihastreening või siis spetsiaalne venitustreening või venitusharjutused. Ja uuringus leiti, et lihastreening parandab liigesliikuvust täpselt sama palju kui spetsiaalselt selleks mõeldud venitustreening ja see, kui sa teed koos nii venitustreeningut kui ka lihastreeningut, ei parandanud tulemusi absoluutselt. Olulise detailina torkab uuringust silma, et liigesliikuvust parandab oluliselt paremini see, kui sa teed lihasharjutusi suurima võimaliku liikumisulatusega. Ja nende kahe suurepärase metaanalüüsi põhjal on mulle sulle 2 soovitust. Esiteks, kui sa tahad olla terve, tugev ja hea liigesliikuvusega, siis tee regulaarselt lihastreeningut ja eelista selleks jõusaali, kus sa saad kasutada jõumasinaid, hantleid ja kange. Venitusharjutused võivad sulle teoreetiliselt anda sama liigesliikuvuse kui lihastreening, aga ainult lihastreening suurendab su lihasmassi ja lihasjõudu, mida on sul heaks elukvaliteediks tarvis vähemalt sama palju kui head liigesliikuvust. Ja teine soovitus, kui sa teed jõusaalis lihastreeningut, siis tee kõiki harjutusi maksimaalse võimaliku liikumisulatusega, sest see annab parema tulemuse nii lihastreeningu tulemuste kui ka liigesliikuvuse osas. Kui sa teed regulaarselt lihastreeningut, siis nii meie vahel öeldes ei ole eraldi venitustreening sulle enam absoluutselt vajalik ja ausalt öeldes ei anna sulle mitte midagi olulist ka see, kui sa enne ja pärast treeningut ennast venitad. Kui see venitamisteema sind huvitab, siis sa võid vaadata mu videot, mille ma tegin 2 aastat tagasi, aga kõik, mis seal räägitakse, on endiselt aktuaalne ja selles vallas ei ole selle 2 aastaga mitte midagi ümber mõtestatud. Nii et kui venitamine sind huvitab, siis vaata videot, mille lingi sa leiad pildikasti alt. Aga neile, kes ei hakka seda videot nüüd vaatama, ütlen ma tavapärase jõusaalis näeme.